Venemaa on alates sõja algusest Ukrainaga ulatuslikult kasutanud oma CAB-tüüpi juhitavaid liukpomme. Kremli ametnikud nimetasid neid pomme peatamatuks ja pikka aega nad seda tõesti olidki. Neid kasutati laastava mõjuga. Sadu või isegi tuhandeid pomme heideti iga kuu, põhjustades tohutut kahju Ukraina linnadele, asulatele ja rindepositsioonidele. Kuid ajad, mil KB-pommid hävitasid taristut ja põhjustasid massilisi inimohvreid, võivad olla lõppemas. Sest Ukraina on lõpuks leidnud viisi nende peatamiseks, muutes need kallid lõhkeained sisuliselt kasutuks vanarauaks ja vähendades sellega oluliselt Venemaa ohutaset. Et mõista, miks see oluline on, tuleb kõigepealt aru saada, kui suur oht need pommid tegelikult on. CAB ehk reguleeritav lennukipomm on sisuliselt Venemaa vaste USA Joint Direct Attack Munitionile ehk JDAM-ile. JDAM-i juhtimiskomplektid muudavad juhitamatud ehk niinimetatud lollid pommid nutikateks täppisrelvadeks, muutes need lahinguväljal märkimisväärselt täpsemaks ja tõhusamaks. CAB teeb enam-vähem sama asja. See uuendab lolle pomme, varustades need juhtimistiibade ja satelliidipõhiste juhtimissüsteemidega, mis võimaldab neil tabada eelprogrammeeritud sihtmärke. Nende täpsus on erakordne. Heades tingimustes, õige ilma ja selgete näitudega suudavad need tabada sihtmärki vaid 20 meetri ehk 65 jala täpsusega. See on enam kui piisav, et tabada konkreetset hoonet või rajatist, võimaldades Venemaal erakordse usaldusväärsusega hävitada täpselt need sihtmärgid, mida nad soovivad. Kokkupandavad tiivad, mis on CAB-pommidele kinnitatud, annavad neile samuti suurema lennuulatuse. Paljud neist suudavad sihtmärgini jõudmiseks läbida umbes 40 miili ehk 65 kilomeetrit, kuid teised võivad lennata märkimisväärselt kaugemale. Kõige arenenumad mudelid on varustatud uusimate ja parimate UMPK juhtimismoodulitega ning nende väidetav lennuulatus on umbes 120 miili ehk 195 kilomeetrit. Kuigi see ei küündi kaugeltki paljude rakettide ja mehitamata õhusõidukite nagu Shahedi droonide üle 1000 miili ulatuseni, on see siiski selle suurusega pommi kohta muljetavaldav lennuulatus. See võimaldab Venemaal tulistada pomme omaenda õhuruumist, näiteks, kuid sihtida asukohti Ukraina piirist kaugemal, okupeeritud aladel või teistes piirkondades. Kui pomm on välja lastud, aktiveerub selle GPS-navigeerimissüsteem ning relv kasutab oma tiibu, et end eelmääratud sihtkohta juhtida. Ja kui need kohale jõuavad, on neil kaasas rohkem kui piisavalt lõhkeainet, et põhjustada tõsist kahju ja hävingut. Lõhkepeade osas erinevad pommid suuruse ja hävitusjõu poolest märkimisväärselt. Väiksemad variandid kannavad umbes 500 naelaseid ehk ligikaudu 225 kiloseid lõhkepeasid. Teised on sellest 2 korda raskemad, ulatudes 1000 naelani ehk umbes 450 kilogrammini, kuid see on alles algus. Venemaa kasutab ka palju raskemaid versioone. Näiteks KAB 1500 kannab lõhkepead, mis kaalub umbes 1500 kilogrammi ehk üle 3000 naela. Need on tõelised purustusrelvad. Tabamuse hetkel võivad need tekitada kuni 15 meetri laiuseid kraatreid ning on mõeldud tugevdatud sihtmärkide, kindlustatud rajatiste ja kriitilise taristu hävitamiseks. Neid raskeid lõhkepeasid kasutatakse siis, kui Kreml soovib oma sõjamasinaga tekitada maksimaalset kahju võimalikult lühikese ajaga. Hävitades näiteks betoonpunkreid ja kindlustatud Ukraina kaitsepositsioone või pühkides tsiviiltaristu täielikult maa pealt. Ja asi pole ainult selles, et pommid omavad uskumatut lennuulatust, tohutut jõudu ja erakordset täpsust. Neid on ka äärmiselt raske kinni püüda või mingilgi moel peatada, kuna nad lendavad nii suurte kiirustega, tavaliselt saavutades sihtmärgile lähenedes mitusada miili tunnis. Lisaks kõigele sellele ei ole nende valmistamine eriti kallis. Näiteks kõrgklassi pomm, millele on paigaldatud UMPK moodul, maksab Venemaale umbes $25 000 tüki kohta. Need tegurid on muutnud pommid Venemaa arsenali lahutamatuks ja peaaegu hindamatuks osaks ning isegi Ukraina oli sunnitud seda tunnistama. Riigi ajaleht Strana kirjutas 24. oktoobril 2025, venelased on kullasoonele sattunud. Nende pommid kannavad 2 või 3 korda rohkem lõhkeainet kui Shahedi droonid, lendavad suurema kiirusega, manööverdavad UMPK tõttu ettearvamatumalt ning on raketist väiksemad, mis teeb nad raskemini allalastavaks. Sõjaline portaal The Warzone nõustus, kirjutades umbes samal ajal, pikamaa UMPK mooduliga CAB on õhutõrjele tõsine peavalu. Neid on äärmiselt raske alla tulistada, sest nad on väikesed, suhteliselt kiired, lendavad kiirusega 250 kuni 310 miili tunnis ning ei jäta termilist jälge. Ja mitu kuud kasutas Venemaa neid relvi täielikult ära.
Kogu 2024. Aasta jooksul viskas Venemaa neid iga kuu 3200 kuni 3500 tükki. 2025 aastal see arv plahvatas. Mõnel kuul langes mitu tuhat CAB pommi. Tegelikult tulistasid Vene lennukid ühel ainsal nädalal 2025 aasta oktoobris hämmastavad 1370 CAB pommi. Ukraina kaitsejõudude jaoks oli see tohutu tagasilöök. Nad arvasid, et on juba leidnud viisi CAB pommide ohule vastu seista. 2024 aastal mõistsid Kiievi väed, et hoolimata paljudest eelistest on neil juhitavatel pommidel üks oluline puudus. Nende Achilleuse kand, mis võid neile saatuslikuks saada. Neid saab segada. Sarnane lugu on paljude juhitavate laskemoonadega, kuna need tuginevad tavaliselt satelliitnavigatsioonisüsteemidele, et leida ja tabada oma sihtmärke. Vastaspoolte jõududel on võimalik neid satelliitsignaale segada, muutes need nutikad pommid taas juhitamatuteks pommideks, jättes need pimedalt lendama ja oluliselt vähendades nende sihtkohta jõudmise tõenäosust. Nad võivad ka segamise korral siiski tõsist kahju tekitada, kuid sageli kaldutakse kursil kõrvale ja jäetakse kavandatud sihtmärgid tabamata. Teisisõnu, nende pommide side segamine on üks parimaid viise nende mõju lahinguväljal oluliselt vähendada ning kahju ja inimohvreid piirata. Just seda Ukraina tegigi. Ukraina insenerid ja kaitsetööstuse spetsialistid uurisid Saabi konstruktsiooni, said aru, kuidas see töötab ning kasutasid omaenda elektroonilise sõjapidamise seadmeid nende side segamiseks. Alguses see toimis hästi. Tollal kasutas Venemaa CABE, millel oli suhteliselt algeline Cometa 4 juhitava vastuvõtumustri antennisüsteem. Tuntud ka kui adaptiivne antenn, nullsuunaga antenn või kiirt kujundav antenn, kasutab CRPA-süsteem mitut antennielementi. Näiteks Cometa 4 süsteemil oli 4 sellist elementi ja neid sai kasutada erinevatel viisidel. Mitme antenni signaale sai näiteks kokku liita, et nende signaali võimendada. Teise võimalusena, ja mis veelgi olulisem, sai üksikuid antenne kasutada signaalide lahutamiseks või tühistamiseks. Sarnaselt sellele, kuidas müra summutavad kõrvaklapid suudavad kasutamise ajal teatud ümbritsevaid helisid selektiivselt blokeerida. See meetod võimaldas Cometa 4-ga varustatud CAB-l teatud arvu segajate mõju tõhusalt vältida. Täpsustades, oma 4 antennielemendiga suutis Cometa 4 korraga tõhusalt tühistada kuni 3 segajat. See polnud aga Ukraina jaoks eriti suur probleem. Ukrainal tuli lihtsalt korraga kasutada vähemalt 4 segajat, et need pommid tõhusalt kasutuks muuta, suunates need eemale sihtmärkidest, nagu eesliini kindlustused, ning põhjustades nende plahvatamise tühjadel põldudel või muudes piirkondades, kus neil oli vähe võimalust tegelikku kahju tekitada. Mõnda aega see toimis. Teated näitavad, et paljud Venemaa pommid kaldusid sihtmärgist tugevalt kõrvale. Miljonid dollarit lõhkeainet läksid raisku, kuna pommid, mis pidid tabama vägede koondumisi või punkreid, maandusid hoopis põllumeeste põldudel või teistel tühjadel, väärtusetutel maa-aladel. Kuid siis uuendas Venemaa oma tehnoloogiat. Nagu Ukraina kaitsetööstuse esindaja selgitas, kaabide tõhusus sõltub otseselt nende juhtimissüsteemist. Varem kasutasid nad Cometa 4 CRPA-d ja hiljem, pärast Ukraina elektroonilise sõjapidamise süsteemi laiendamist, kasutati Cometa 8. Cometa 8L oli 2 korda rohkem elemente kui Cometa 4L, mis võimaldas kaabidel korraga neutraliseerida kuni 7 segajat, jättes ühe antenni alles sidepidamiseks ja täpse sihtmärgi tabamiseks. Jällegi püüdis Ukraina nendele uutele süsteemidele jõuliselt vastu astuda, investeerides rohkem elektroonilise sõjapidamise seadmetesse, et segada lisandunud antenne. Aga Venemaa tõstis pidevalt panuseid. See oli palavikuline, närviline vastasseis, kus mõlemad pooled läksid aina kaugemale, et teise poole uuendusi tühistada. Kui Ukraina leidis viisi, kuidas Cometa 8 vastu saada, viis Venemaa näiteks oma satelliitjuhtimissüsteemid järgmisele tasemele, suurendades elementide arvu 12-ni, siis 16-ni. Lisaks sellele muutsid nad ka nende antennide tööpõhimõtteid. Nagu pressiesindaja märgid, töötasid venelased välja täiesti uue CRPA-de seeria. Me võrdleme nende loomingut Enigma arendamisega teises maailmasõjas. Need CRPA-d suudavad taluda segamist, mis ületab märkimisväärselt nende antennielementide arvu. See jõudis sinnamaani, et Venemaa pommid varustati 8-elementilise süsteemiga, mille vastu oli vaja koguni 19 segajat. Mõned olid oluliselt vastupidavamad. Neid polnud võimalik mõjutada isegi siis, kui nende pihta oli suunatud 100 segajat. Ja isegi neil harvadel juhtudel, kui Ukraina segamistehnoloogia töötas, polnud see enam nii tõhus kui varem.
See hakkas toimima alles lühikestel distantsidel, kui pommid olid sihtmärkidest vaid mõnesaja meetri kaugusel. Mõnda aega tundus, et Venemaa oli selle võitluse võitnud ja kasutas CAB pomme laastava mõjuga, hävitades mitte ainult eesliini kaitserajatisi, vaid ka tsiviilobjekte nagu koolid ja elumajad. Aga see ei kestnud kaua, sest Ukraina töötas millegi kallal, mis kallutaks jõudude tasakaalu lõpuks taas nende kasuks. Enne kui me selleni jõuame, on veelgi rohkem, millest rääkida. Kui The Military Show pakub sulle väärtust, siis ära unusta tellida. Pärast aastaid Venemaa nutikate täppispommide kohutavate tagajärgede all kannatamist leidis Ukraina lõpuks parima viisi nende peatamiseks. Uus segaja, erinev kõigest, mida varem nähtud, millele Venemaal pole vastust, mis muudab isegi nende parimad CRPA-süsteemid täiesti kasutuks. Mängu tuleb Lima Quant, Ukraina kaitsetööstuse ettevõtte ja riigi eliitüksuse öine vahtkond. Elektroonilise sõjapidamise üksuse koostöös välja töötatud Lima Quanti süsteem suudab väidetavalt takistada täppispommide tööd täielikult. Ettevõtte pressiesindaja avaldas ajakirjanikele, et niipea kui Ukraina hakkas seda süsteemi kasutama, langes täppispommide tõhusus nulli. Umbes 700-kilomeetrisel rindelõigul viskas vaenlane ühel eelmistest kuudest alla 869 täppispommi. Nende rünnakute tagajärjel said 8 sõjaväelast kergelt vigastada. Viimane punkt väärib kordamist. Venemaa viskas ligi 1000 pommi 700 kilomeetri ehk 435 miili pikkusel maa-alal ning selle tulemusena sai vigastada vaid 8 Ukraina sõdurit. Kiievi vägede jaoks on see hämmastav edulugu. Ükskõik, kuidas sellele ka ei vaataks. Ja Venemaa jaoks on see täielik alandav läbikukkumine, tohutu raha, aja ja ressursside raiskamine, nii tootmisel kui ka pommitamisel. Nii paljude pommide viskamine ilma igasuguse käega katsutava tulemuse või eeliseta. Kuidas see süsteem siis tegelikult töötab? Ettevõte ja Ukraina sõjavägi on seni olnud väga kidakeelsed, kui asi puudutab Lima Quanti süsteemi tehniliste andmete või täpsete üksikasjade avalikustamist. Aga meil on siiski mingi ettekujutus selle tõhususest, sest pressiesindaja selgitas. Pommid kas ei tabanud sihtmärki või ei saanudki neid välja lasta, sest juhtimissüsteem tekitas navigatsioonivea. Vene piloodid ei saanud aru, mis toimub, sest nende CRPA-de navigatsioon kadus juba 100 kilomeetrit enne lahingujoont. Pressisindaja märkis ka, et sarnane olukord tekkis siis, kui ettevõte lõi oma esimese Lima elektroonilise sõjapidamise süsteemi, mis on osutunud äärmiselt tõhusaks Venemaa teiste õhuohtude nagu Shahedi tüüpi droonide ja tiibrakettide vastu. Umbes $1,2 miljoni eest suudab iga Lima elektroonilise sõjapidamise üksus kaitsta terveid infrastruktuuri objekte või võtmetähtsusega strateegilisi asukohti õhurünnakute eest. Ja 2025 aastal ilmuvad teated, et need süsteemid on osutunud piisavalt tugevaks, et toime tulla isegi Venemaa kiireimate ja surmavaimate rakettidega, Kinzalidega. Need raketid suudavad saavutada tippkiiruseks Mach 10, mis on üle 7670 miili tunnis, ning neid on ajalooliselt olnud peaaegu võimatu tõrjuda. Muudetud Mikojan MiG-31 püüdurhävitajatelt välja lastud ja muljetavaldavad 4,7 tonni kaaluvad raketid. Need võivad lennata kuni 15,5 miili ehk 25 kilomeetri kõrgusel maapinnast. Need suudavad toimetada 1000 naelase ehk 450 kilogrammise laengu umbes 300 miili ehk 480 kilomeetri kaugusele. Isegi parimad lääne õhutõrjesüsteemid, mis on Ukrainale tarnitud, nagu USA Patriot raketisüsteem, on Kinzaliga toimetulekul raskustes olnud. Seetõttu lasebki Venemaa oma massiivsete õhurünnakute ajal Ukraina linnade, elektrijaamade, alajaamade ja teiste objektide pihta sageli vähemalt paar sellist raketti. Õnneks tuli mängu Lima elektroonilise sõjapidamise süsteem ja tõestas, et suudab neid rakette hõlpsasti kümnete kaupa alla tuua. Nad tegid seda ka stiilselt, asendades rakettide satelliitnavigatsiooni signaalid humoorikalt kuulsa Ukraina hümniga "Meie isa on Bandera", viidates samanimelisele teise maailmasõja aegsele Ukraina ülestõusnule. Nii et kui nad Ukraina sihtmärkidele lähemale jõuavad, asendatakse Kinzali signaalid vaenlase meloodiaga, mis paneb need raketid kursilt kõrvale kalduma ja sageli tabavad need oma sihtkohast mitusada jardi eemal. Võib-olla töötab Lima Quant-süsteem, selle elektroonilise sõjapidamise süsteemi uus ja üha võimsam versioon, sarnaselt ka CAB liukpommide vastu. Aga Lima süsteemi üldine kasutuselevõtt pole just kõige sujuvamalt kulgenud, sest sellel süsteemil on üks suur puudus. See ei tee vahet oma ja vaenlase vahel. See segab kõike enda ümber ja see võib hõlmata nii Ukraina droone kui ka Venemaa õhuohte.
Tänu sellele on mõned Ukraina komandörid liimasüsteemi kasutamise vastu olnud, nagu ettevõtte pressiesindaja selgitab. Lahingutegevust läbi viivad brigaadiülemad hakkasid kehtestama keeldu elektroonilise sõjapidamise kasutamisele, väites, et nende Mavic droonid ja pommitajad ei suuda ülesandeid täita. Need keelud on praegu meie peamine probleem. Ettevõte, mis seisab Liima taga, märgib, et seda probleemi saaks üsna lihtsalt lahendada, kui Ukraina droone modifitseerida nii, et need oleksid Liima elektroonilise sõjapidamise mõju suhtes vastupidavad. See on viinud ettevõtte ja mõnede brigaadiülemate vahelise konfliktini, kus mõlemad pooled süüdistavad teineteist oma probleemides. Mõned komandörid on isegi esitanud ettevõtte vastu korruptsioonikaebusi, mis põhjustas viivitusi Liima kvanti arendamisel. Konkurendid, kes polnud rahul Liima ülikiire kasutuselevõtuga, hakkasid õiguskaitseorganitele alusetuid kaebusi esitama. Meeskonna ja tootja töö peatati enam kui pooleks aastaks, mis tõi kaasa märkimisväärsed kahjud. Vaatamata kõigele sellele näib olukord lõpuks olevat rahunenud ning Liima kvant on juba aktiivses kasutuses ja avaldab lahinguväljal imelist mõju. Selle loojad väidavad, et see süsteem on ainulaadselt tõhus, kuna ükski teine EL-i süsteem ei suuda nii hästi uusi Vene kometa antennisüsteeme tõrjuda. Täna on Liima kvant ainus süsteem maailmas, mis suudab neid CRPA-sid maha suruda 50 kilomeetri kauguselt liukpomme enam kui 100 kilomeetri kauguselt ning tiibrakette ja ballistilisi rakette veelgi suurematelt kaugustelt. Tõepoolest, süsteem ei ole hea ainult liukpommide peatamiseks, vaid on osutunud üha tõhusamaks ka rakettide, sealhulgas eelmainitud Kinzhouli vastu. Ukraina andmetel suutsid Patriot-süsteemiga varustatud õhutõrjed 2023 aasta mais esimest kinnitatud Kinzhoulit edukalt alla tulistada. Ja Ukraina ametnikud teatasid hiljem, et aja jooksul on Kiievi pihta lastud üle 20 Kinzhouli raketi edukalt alla tulistatud. Õhutõrjeraportites sageli mainitud arv 41 või 42 viitas tegelikult 2023 aasta detsembris toimunud lahingule, kus kasutati Shahed droone, mitte Kinzhoulit. See tähendab siiski, et kümnete miljonite dollarite väärtuses Vene rakette ja droone on raisku läinud, lisaks lugematutele liukpommidele ja teistele õhust tulevatele ohtudele, mis ei suutnud oma sihtmärke tabada. See kõlab peaaegu liiga hästi, et olla tõsi, ning on oluline olla ettevaatlik ja mõõdukas, kui räägitakse uutest relvadest või uuenduslikest kaitsesüsteemidest, nagu Liima kvant. Need võivad esmapilgul tunduda kõikvõimsad, kuid võib olla vaid aja küsimus, millal Venemaa leiab uue viisi neist mööda pääsemiseks. See ettevaatlikkus on veelgi olulisem, sest hiljutisemad teated viitavad sellele, et Venemaa on kohandanud mõningaid oma ballistiliste rakettide taktikaid, mis võib teatud juhtudel vähendada nende rakettide tõrje edukust. Praegu tundub aga, et süsteem töötab väga hästi. Ja seni, kuni Liima meeskond jääb tulevaste Venemaa ohtude vastu võitlemisel ja oma tehnoloogia ajakohasena hoidmisel proaktiivseks, võib sellest Ukraina vägedele ikkagi tohutu kasu olla. See nullib sõna otseses mõttes ühe Venemaa tähtsama relva, nagu selgitab öine vahtkonna ülem. Kui neid süsteeme rakendada piisavalt suurel skaalal ja koordineeritult erinevates operatiivsektorites, võivad need oluliselt piirata juhitavate pommide ja droonide võimet tabada ettenähtud sihtmärke. Teisisõnu, kui Ukraina suudab neid Liima kvanti süsteeme piisavalt palju kasutusele võtta, ei ole enam oluline, kui palju droone, rakette või liukpomme Venemaa Ukraina suunas saadab. Peaaegu kõik neist kõrvaldatakse, nende signaalid segatakse ja side blokeeritakse juba ammu enne sihtmärgile jõudmist. Ja see juba toimubki. 2025 aasta lõpus kinnitasid Ukraina ametnikud, et nad on leidnud uusi viise Venemaa liukpommide vastu võitlemiseks, täiustatud elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis on nüüdseks avalikustatud kui Liima kvant. Samad ametnikud lisasid, et nad parajasti laiendavad neid süsteeme, suurendatakse nende katvust ja paigaldatakse neid täiendavatesse piirkondadesse, et pakkuda üha suuremale osale Ukraina territooriumist ja infrastruktuurist nähtamatut, kuid läbitungimatut elektroonilist kilpi. Elektroonilise energiabarjäär, millest ei suuda mööda pääseda isegi kõige kiiremad ja arenenumad Vene pommid ja raketid. Me ei tea, kui kaua see barjäär kestab. Venemaa võib juba töötada oma CRPA navigatsioonisüsteemide järgmise arendusetapi kallal. Aga vähemalt praegu on Ukrainal vajalik hingetõmbeaeg ning ta ei pea enam nii väga kartma, et Venemaa pommid ülevalt alla sajavad. Ja Ukraina kasutab seda hingetõmbeaega juba maksimaalselt ära, korraldades massiivseid rünnakuid Venemaa kõige väärtuslikumate naftataristu objektide pihta, millest saad rohkem teada selles videos. Või kui soovid näha veel üht viisi, kuidas Ukraina innovatsioon hävitab Vene sõjatehnikat, vaata seda videot, mis uurib, kuidas Kiievi kaitsjad kasutavad odavaid droone, et hävitada miljoneid dollareid maksvat Kremli tehnikat.
ja kui soovid rohkem põhjalikke analüüse, värskeid uudiseid ja taktikalisi ülevaateid, siis telli juba täna The Military Show.